mõtlevad natuke teisiti kui vanem põlvkond ja nii edasi, samuti ka eestlased. See on vale arusaam, et keel ja rahvus seob automaatselt inimesi üheks. Isegi kui sa räägid eesti keel, sa ei mõtle täpselt nii, nagu su kõrvuti istuva eestlane. Ja kui sa oled näiteks tšuaš, sa mõtled täpselt nii, nagu teine tšuaš. See on vale arusaam. Meil on huvid, ma ei tea, egoistlikud huvid või oma kaasupüüdlikud huvid või kogukonnaga suunatud huvid, meil on majanduslikud huvid, perehuvid ja nii edasi, et pigem me räägiks nagu erinevatest gruppidest ja aga mitte küll nagu monoliitsest nagu sellisest ebamäärasest ühiskonnast. Kui ma mõtleks praegu, siis see, mis on kaasa antud, ehk see veri, su olemus, see on selline jäigem kui vesi, eks ole, vesi voolab kuskile ära või nagu, ja ta muutub. Veri ei muutu, aga ma arvan, et kui me räägime identiteedist, see identiteet nagu võib muutuda aja jooksul. Me elu koosneb väga konkreetsetest asjadest, mida me saame koos teha. Et see ei ole kindlasti mingi suur ettevõtmine nagu lõimamine, see on liiga abstraktne, et ühishuvi, et me koos lauleme, koos sööme, koos mõtleme midagi välja head, näiteks startupid, idufirmad, näiteks teeme koos äri, õppime koos, käime lasteaias ja nii edasi. See on see, et mis seob meid, see annab meile positiivset elukogemust. Ja ma ütleks, iga asi, mis annab kahele eri rahvusest inimesele sellist head elukogemust, see ongi see, kuidas me saame toetada, aga võimalus on miljon. Mul on ükskõik, mis rahvusest inimese on, kui suhtumine käib hästi, siis kõik on hea. Maailm muutub, inimesed rändavad riigist riiki ja see on tavaline protsess. Kui nad võtavad vastu meie seadused ja meie käitumisviisid, miks mitte? Ühest küljest me kõik tahame ühte, hästi elada ja turvaliselt elada. Selles mõttes ma arvan, et Eesti ühiskond on monoliitne. Kui rääkida kultuurist või keelest, siis on kaks maailma veel olemas, venekeelne seltskond ja eestikeelne seltskond. Ei oma tähtsust, kuid on huvitav kuulata erinevaid vaatenurki elule, mis on seotud erinevaid kultuuritaustaga. See on pigem rikastav ja see huvitav. Arves seda, et ma ei ole ainult eestlane ja tatlane, vaid mul on ka teisi rahvus sugemeid, siis ma leian, et Eestis ei ole sellist nagu puhtaverelisust ja seetu vahet ei ole, kus keegi tuleb, mis taustaga ta on, et kui ta tahab siin elada ja tunneb huvi siin see keele ja kultuuri vastu, siis on minu jaoks teretulnud. Ajalugu on Eestil olnud kirju ja seetõttu on eelarvamusi erinevaid ja ka stereotüüpe, kuid ma näen, et nagu uutematel põlvkondadel see ei lähe eriti enam korda. Andes inimestel võimalust ennast väljendada ja keskendudes dialoogile, mitte äärmustele, on seda hästi saavutatav. No kui Udmurdimaalt keegi tuleb, siis väga hästi, sest ja seda ei juhtunud juba ammu, et pole ammu Udmurdimaalt keegi näiteks Tartu ülikooli astunud või Tallinna ülikooli, neid on vähe. Aga ma näen praegu, et Tallinnas on hästi palju neid mustanahalisi tekkinud ja kohe näha, et neid on mitte eestlased ja mitte eestimaalased ja mulle see väga meeldib. Ja mul on hea meel ainult tuttavaks saada teiste inimestega. Tänapäevases maailmas oled sa selles ebaeetilises olukorras, kus sa pead midagi ütlema nende kohta, kes ei saa kodus elada. Aga ma arvan, et see on poliitikute rida, et seda ei juhtuks, et iga inimene tuleks Eestisse vabatahtlikult, mitte sellepärast, et sõda on kodumaal. Inimene peab elama seal, kus talle meeldib elada, mitte nii, et sinu pere on tapetud ja sa pead põgenema. Ei ole monoliitne ju ja ei ole ka killustatud, iga ühel on oma töö, oma pere, oma kodu ja oleks tore, kui Eesti püsiks ja see, mis praegu on ja saavutatud, oleks edasi ka samamoodi.
ka oma inimestega saad udmurtidega ikka saab rääkida teistest asjadest ka ja laulda näiteks rahvalaule ja ikka veri on paksam kui vesi. Esiteks peab olema nii, et eesti keelt räägiks Eestis, et mitte nii, et õpid seda eesti keelt, aga rääkida ei ole kellegagi seda igapäevaselt. Eesti keele positsioon peab olema tugev ja tahaks ütelda eestlastele ka, et inimestele ka, kes siin elab, et olla väike riik ja selles geograafilises paigas nagu Eesti, see on unikaalne ja see ajalugu, mis Eesti on elanud ja Eesti rahvas on elanud, see on imetlemist väärt ja ma arvan, et seda peab hindama ja seda peab õppima ja eestlastest peab õppima. Чан гоць. Вы. Паз чан гоць. А теперь руки вверх подняли и произнесли паз чан гоць. 3-4. Paz čan goць. Meie tänane pidu pole vaid päev riigielus. 1988. aastal Eesti rahvuste esimesel foorumil oli vastu võetud deklaratsioon Eesti iseseisvuse taastamise kohta ja täna me tähistame Eestimaa Rahvuste Ühenduse 30. sünnipäeva. Tulevikus sooviks Eestile, et ka edaspidi Eestis oleks stabiilsust ja jätkuv areng ja mida veel soovitaks, et nagu ma juba ütlesin, et õnnestuks ületada rahvuste vahelist lõhet. Sellise väikese riigi jaoks nagu seda on Eestit, see oleks väga tore ja vajalik. Tulevikus, et me rahulikult areneks edasi, sest meie ajalooline kogemus, noore riigi kogemus on seni olnud väga hea ja väga rahulik. Et me areneks sama rahulikult edasi, vaatamata sellele, et meil siin eestlastel, venelastel, venekeelsetel, eri rahvustel võib olla oma arusaam või tõlgendused, mis juhtus meiega lähiminevikus või kaugminevikus. Aga vaatamata sellele, et meil õnnestus säilitada rahu Eestis ja sedasi me peaks edasi arenema. Ma soovin seda, et Eesti oleks terve ja hea selles mõttes, et maailm muutub ja on vaja säilitada oma eripärasust. Hoolivust üksteise suhtes, just lähedast, sest nemad on meie suurimad õppekohad, võimalikud õppekohad. Ma soovin Eestimaale edu, õitsemist ja hoida oma kultuuri ja eripärasust. Riik kasvaks, paremaid töökohti, oleks tugev, rohelist palju, ilma sooja muidugi, et rannas saaks alati palju päikest võtta ja kõik ilusat. Väga head, ainult seda jaksu ja oma ajalugu teadmist ja hindamist ja edasi neid väärtused, mis praegu on, et oleks edasi antud ja soovin palju lapsi ka eestikeelseid ja et pere oleks tugev. Elagu Eesti! Täna ja siin me räägime eesti keeles. Meenutame iidsete Babyloni, kus Jumal lahutas keeled. Austagem ja armastagem teineteist.